Nii, tere päevast, austatud volikogu liikmed, austatud külalised, austatud vaatajad netiteel. Alustame Setomaa vallavolikogu siis 2024. aasta suvepuhkuse järgse volikogude istungitega. Ennem kui alustame päevakorda, täna on kohal hetkeseisuga 13 volikogu liiget, puuduvad Maarja Uibokand ja Peeter Lassik. Külalistest, või Lembit Lassik ja valla valitsuse töötajatest kohal Leiehääl, Margeri Roosimaa, Jaana Mets ja Eerika Joonas ja vallavanem Raul Kudre. Ennem kui kinnitame päevakorra, on meil suvi möödunud taas selliste toredate sündmustega, et volikogu liikmed on saanud natuke juurde tervist, päikest ja ka aasta vanemaks Aivar Adaril oli juulikuus suurem tähtpäev. Palju õnne ja head kalaõnne sulle. Ma susugi mul. Ja augustikuu on veel rohkemate sünnipäevadega. Raivo Kunst sai aasta vanemaks. Hyvä tervis sulle. Ja teine sünnipäevalaps oli ka Rein Kooser. Õnne ja reipus sulle. Nii, meil on ekraanile kuvatud 8-punktine päevakord. Kas kellelgi on päevakorra kohta ettepanekuid, küsimusi? Kui ei ole, siis panen kinnitamisele ekraanile kuvatud päevakorra, mis on 8-punktiline. Kes on antud päevakorra kinnitamise poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt, seega on päevakord kinnitatud. Päevakorrapunkt number 1. Setomaa vallavalitsuse infominutid. Ettekandeks palun sõna vallavanem Raul Kudre. Nii, hea volikogu, kolleegid, et tõesti suvi on juba küll väljas nagu jätkub, aga 1. september on alati see, kus nagu algab see kuidagi nagu teine periood või uus periood ja hoopis nagu rohkem sebimist ja askeldamist on näha. Nii et uus võib-olla hooaeg algab sügispool, aga sellegi poolest vallavalitsus ja vallas on ka suvel nagu juhtunud päris paljusi asju ja ma püüan siis nagu kokku võtta, et mis siin siis eelneva 2 kuu jooksul, siis 2 kuud tagasi oli siis eelnev nagu koosolek, et midagi nagu juhtunud on. No nagu ikka, vaatame kiirelt põhinumbrid eelarve osas ära, et eelnevalt oli ka eelarvekomisjon, kus siis Leia rääkis meil täpsemalt nagu nendest numbritest, aga me võime nagu siis öelda seda, et me oleme põhitegevust tulus ja oleme kokku kogunud 4,8 miljoni osas, see on siis 68,04% nagu planeeritust ja kulutanud oleme siis 4,05 miljonit, et see on siis 58,57%. Praegu on põhitegevuse tulem nagu väga hea, planeeritust oluliselt kõrgem. Et aga ma olen seda mitu korda öelnud ka, et see peamised, et võib-olla tulud laekuvad esimeses poolaastas rohkem ja kulutamised või kulud siis tulevad ka nagu teises poolaastas, et nii ta on, et kõik siis puhkustelt tagasi inimesed tööle, sellised majanduskulud, kütte ja kõik muud kulud ka ju hakkab ikka sügisel nagu minema. Ja investeerimistegevust oleme siis praegu 250 000 ulatuses nagu teinud. Tulumaks on kassapõhiselt laekunud tänaseni 2 100
102 310 eurot, see on 65,35% eelarvest planeeritust ja maamaks on kassapõhiselt laekunud tänaseni siis 117 409 ja see on ka 65% eelarvest planeeritust, et maamaksu suurem, siis veel teine suurem laekumine on oktoobrikuus. Ja likviidseid varasi on ka meil tegelikult isegi üllatavalt hästi veel, et üle 400 000. Nii, kui me lähme siin, toon siia ka siis tulumaksu nagu laekumise läbi nagu erinevate aastate ja ka erinevate kuude, et see kõige kõrgem joon siis on selle aasta nagu laekumiste kõver, et näha, et ta on seoses selle tulumaksu muudatustega ja natuke ümbermängimistega ja siis on ta selgelt natuke tõusnud, siia on ka osaliselt läinud see hooldusreformi raha nagu juurde, et nii suur ei ole nagu reaalne palgakasv, vaid see on ümberarvestuse kasv ka on siin sees, et me seda reaalset kasvu väga täpselt nagu ei teagi. Aga see graafik on nagu selles mõttes nagu analoogne eelnevatega. Selle siis eelmise juulikuu kõige kõrgem nagu laekumiste kuu oli ka samuti nüüd kõige kõrgem ja me tegelikult nagu loodaksime, et kui vaadates ka nagu teisi nagu graafikuid, siis aasta teine pool on natuke kõrgem kogu aeg, et loodaks ka nii, et siis see sügisene pool natuke kõrgem tuleb veel stabiilset tulumaksu laekumist. Et siin siis ka on Leie toonud välja, et kui me võtame kuu keskmise, et meil peaks laekuma 268 000 nagu, et tulumaks täiesti täis tuleb, siis me praeguse tänase seisuga oleme siin 38 000 miinuses. Aga ma ütleks nii, et kokkuvõttes me oleme väga täpselt planeerinud selle mitme miljoni juures neid summasid, nii et aga loodame, et tuleb ka nagu täis. Siis edasi minnes vallavalitsuse istungite juurde, et vallavalitsuse istungeid on nagu rohkem olnud, aga ma siin olen toonud nagu võib-olla sellised nagu tähtsamad, et me oleme siis uuesti välja kuulutanud Seto Tšäimaa katuse rekonstrueerimise, eelmise nagu kuulutasime nurjunuks, et hind oli liialt kõrge. Me loodame, me oleme teinud väikseid muudatusi, aga tegelikult töötamahus väga palju seal kokku tõmmata ei anna. Siis on otsus tehtud ka laste arvu suurendamine Meremäe kooli Obinitsa liitrühmas, et see tähendab siis Obinitsa lasteaias ja praegu need otsused peab tegema veel Meremäe kool ja need on ka nagu tehtud, et 2 last läheb juurde, et suurendada 20 õpilaseni. Siis ööpäeva ringsele üldhooldusteenusele oleme suunanud inimesi, et siin on üks märksõna, tegelikult neid on nii, neid on veel mitu ja ka rahastamise lõpetamine seoses kas siis surma või lihtsalt nagu liikumisega kodu tagasi või kusiltki, siis neid on ka neid otsuseid tehtud. Aga me võime nagu öelda, et põhimõtteliselt, et Mikitamäe hooldekodu on rahvast täis, kui siin viimati mõned päevad tagasi käisin, siis vist üks koht nagu oli veel selline vaba ja oli sinna ka juba nagu huvitundjaid, et nii, et hooldekodu on nagu inimesi täis. Siis avaliku ürituse korraldamise loa andmisi on siis tegelikult päris mitmeid ikkagi olnud sellega, et kui te loete neid kõiki üritusi üles siis või sündmusi üles, siis siin on ikka kõigil on avaliku ürituse korraldamise load ka nagu taga. Siis oleme ka kinnitanud külaplatside niitmise hüvitise määramist, et jätkuvalt
tuletame meelde, et kellel on nagu külaplatsi niitmist ja soovib seda hüvitamist, siis meil on need põhimõtted olemas, kuidas ja midagi kindlasti saame nagu hüvitada. Siis siin on üks eraldi tänukirjaga tunnustamine toodud, mul on järgneva punkti juures ka, et me andsime selle Silja Lehtpuule, kes on meie hästi pikaaegne projektide kirjutajad seoses nagu juubelitega ja ma veel edasi räägin, et me käisime ka Estrussi nagu lõpuüritusel, siis tegelikult saime mitmeid auhindu nagu selle eest ja nende projektide kirjutamise taga on ikkagi väga suuresti nagu olnud meil Silja, et ja ma ei oska neid miljoneid kokku lugeda või kokku lüüa, et kui palju tegelikult läbi tema kirjutatud projektide on siis ka raha nagu seda on valdunud. Nii, siis bussipeatuste kohanimed ja asukohtade kinnitamine, see on seoses kooli algusega ja paar bussipeatuse muudatust on, et kus siis lapsed hakkavad peale tulema ja lapsed maha minema, et need on valmis tehtud ja bussid hakkavad sõitma. Siis oleme eluruume üürile andnud, siis 2 tükki siin Värskas, pikk 284 ja pikk 261. Siis enampakkumise korraldamine, et on otsus vastu võetud, et tuletan siis meelde, et 4. septembril kell 3 oli minu meelest, see on siin samas saalis vallavara müük enampakkumise, suulise enampakkumise korras, et vaadake üle, äkki on kellelgi endalgi nagu huvi midagi osta, et nimekiri on päris pikk ja loodame siin siis ka osalejaid. Siis ka sundvalduse seadmine, see on seoses elektrikaablite nagu paigaldamisega, et noh, ma tõin ta nagu eraldi välja, et see on võib-olla nagu keerukam, et see sama vallamaa otsas siin alajaam, see renoveeritakse, siis pannakse osad kaablid maa sisse, osad õhuliiniga ja siis on see, et me peame need kaablite sundvaldused nagu seadma. Siis on kinnitatud Noored Setomaale selle aasta taotlusvoorust raha eraldamine. Siis on antud välja projekteerimistingimuste väljastamine, Luhamaa kordoni laiendamine üle 33%, nii et riik siis põhimõtteliselt, ma isegi ei tea, kas juba seal mingi tööd käivad, aga tegelikult on Luhamaa kordoni ümberehitus ja see 33% on päris suur maht, või üle 33% on päris suur maht, mis seal kordoniga siis tehakse, nii et noh, ütleme nii, et võtame positiivselt, see on Setomaale jälle mingi investeering ja ju seal peavad ka inimesed sees töötama. Siis lihthanke Setomaa vallateede remonditööd, pakkumise edukaks tunnistamine ja kvalifitseerimine. Tegelikult on see enamus tööd on juba tehtud, ma tean, et arve on tasutud ja nipet-näpet asju siis veel, hooldusasju ja kindlasti veel tegutsetakse. Ja see partner oli meil ka või töövõtja oli esmakordselt Setomaal nagu tööd tegemas, aga vist tundus, et töö sujus hästi ja nagu tööd on tehtud. Aga noh, nii siis ka, et tegelikult on palju projekteerimistingimusi, ehituslubasi ja välja antud, aga siin veel, et projekteerimistingimuste väljastamine passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks. See on põhimõtteliselt Kundrusest Saatseni, et siis on see Eesti riigipoolne siis nagu see investeering selle kiire interneti nagu juurdepääsu saamiseks ja see on minu meelest sellel aastal meil vallas ainuke siis arendus, seda, mis tegelikult me oleme seda ka volikogu komisjonis ükskord need prioriteedid nagu üle käinud, aga no samm-sammult midagi läheb, aga tegelikult võiks oluliselt kiiremini minna. Ja siis ka eluruumi üürile andmine, see on siin siis 2 eluruumi, milleks üürile siis Meremäel.
ja laagris osalemiste ja avalduste rahuldamine. Siin on neid on ka mitmeid, sest lapsi on meil päris palju, sellel aastal oli taotlusi palju, et võib-olla nagu iseenesest nagu isegi eelarvest ei aidanud. Nii, läheks edasi ja mis tegevuste osas veel ka siis. No kindlasti kõige suurem võib-olla selline nagu väljakutse ja mõned päevad on jäänud aega, et siis Setomaa kool, Setomaa gümnaasium ja Setomaa lasteaed, nende ühine hariduspidu ja õppeaasta alustamine on siis 1. septembril Treski küünis algusega kell 12. Kõik on siin oodatud, ka külalised ja võib-olla nagu siit, siis nagu vaadates, et ma kindlasti kiidan ka kooli direktorit ja ka meie hariduskultuuriosakonna juhatajat Jaanat, kes on nagu hästi palju praegu pingutanud selle koolide alustuse ja kõigega, et siin on nagu lugematu arv nüansse, mida peaks siis nagu tegema. Meil on siis 1. septembrist nagu sümboolselt alustab praeguse tänaseisu 13 uut õpetajat koolides ja õppetöö algab siis 4 õppekohas. Ja see siis on Meremäe, Hobinitsa, Värska, Mikitamäe. Mul on siia pandud ka Setomaa koolide uus koduleht. Ma ei tea, kui Martin äkki sa peale klõpsad näiteks, kas ta tuleb välja sealt, et külastage, vaadake, mis väga palju infot saate siit töötajate kohta, tegevuste kohta ja jällegi siin on ka meil siin kommunikatsioonispetsialist, et Rein on aidanud siis koolidel selle ühise lehe nagu ka tugi olnud siin ja tegelikult tuleb ka lasteaiale nagu analoog, et see on ka töös ja ma tean ka, et muusikakoolil on nagu uus tulemas, nii et ma isegi nagu üllatusin, et enne kooliaasta algust, nii nagu peaks, tegelikult on meil koolide koduleht nagu valmis. Siis nüüd koolide juures siis hüpates tagasi sinna võib-olla selle Euroopa Liidu rahastuste ja projektperioodi nagu lõpetamine oli Moosses eile. Ja Setomaa vald ja Setomaa liit olid tegelikult nomineeritud ikka mitme projektiga. Et päris uhke oli seal ausalt öelda olla. Selles mõttes, et kui piirkondi vaadati niimoodi, et Ida-Virumaa, Peipsimaa ja siis Setomaa ja siis ülejäänud, et siis et Setomaad seal eraldi välja toodi, oli ka uhke tunne. Et kellele nagu niinimetatud väike tunnustus siis anti, oli see objektidena nagu Saatse tee, Värske sadam, noorte kultuuri ja pärimuse projekt, oli siis külmakeskus Hobinitsas, Põhjalaagri matkarada, et need toodi nagu selgelt välja. Ja me olime nagu head partnerid nagu sellele, et praegu siis investeeringu võimalusi läbi Euroopa Liidu, siin lähialade nagu väga ei ole, et on Eesti-Läti, kus on pehmed tegevused, kus meil ka on mõned projektid juba poolikud ja teine on siis Läänemere programm, kus siis on samuti nagu pehmed tegevused, aga arvatavasti järgmise aasta pooleks on ka siis võib-olla teada, et millised nagu suured nagu programmid nagu edasi lähevad, et kas tuleb selline nagu niinimetatud nagu välispiiri programm, mida me oleme kõvasti nagu omalt poolt ärgitanud, et see võiks tulla ja väga hea meel on, et tegelikult Soome on tulnud ka sellesse paati, et võiks nagu välispiiri just nagu programm tulla, et ülevad Soomest välja nagu Poola lõpuni või veel edasi.
nii et Euroopa Liidu rahade nimel tuleb ka päris palju tööd teha ja selleks ka võib-olla eeltööd teha, et neid tulevikus ka tuleks. No siis võiks öelda, et suveüritustel on nagu suures laastus joon alla tõmmatud, et tuletan meelde, et meil oli folktantsupidu, Kuningriik, Lüübnitsalaat, kostipäiv, ei ole nii väga nagu valla korraldatud, aga võib-olla tõin ta veel nagu selles mõttes eraldi välja, et siin hästi palju valla kohti oli nagu siin, et need on siis nagu valla korraldatud ja loomulikult kõik muud Ostrovad, Treskid ja nii edasi. Siis nädal 2 tagasi lõppes ka maapäeva maapäeva lõpetamine oli Setomaal ja siis see oli Värska sanatooriumi rannas ja arutelud olid siis Mikitamäel ja Obinitsas ja tegelikult nagu siis kiideti sellist Võru arenduskeskuse korraldust ja tegelikult need kohad ja need arutelud olid ka siin hästi huvitavad olnud. Siis võib-olla ehitustöödes käib Värska gümnaasiumi ehitus, õppeaasta alguseks kindlasti valmis ei saa, pigem on nii, et ta läheb sinna tagumisse nurka ehitus või sellise tagumisse tähtaega ja see võib-olla veebruaris see ehitustööde valmimine. Praegu veel viimaseid tegevusi tehakse, et kuhu riided panna ja kuidas edasi nagu kooli tulla ja käivad ka niisugune välikehaliste tundide ja nende nagu mõtted, et kus mida tehakse. Ja ju käivad kõik teised teemad ka teistes koolides. Siis on olnud siin ka kergejõustiku ja võrkpalliõhtud käinud. Ma ikkagi toon eraldi ka veel välja, et see USA suursaadik käis Setomaa rattamatkal, mis on võib-olla meile natuke nagu jällegi sealt poole pealt niisugust nagu tuge toonud. Tema ka on kindlasti üks suur või selline niinimetatud nagu toetaja selle võimalike investeeringute osa pealt, aga ma jätkuvalt ei oska siin midagi öelda. Seda ei aja nagu suursaatkond, vaid see on siis nagu selle armee rahastuse poole pealt niisugune eraldi grupp seal. Ma tean, et need pakkumised olid lõhki läinud, aga mõtlevad ja hetkel tagasisidet ei ole rohkem. Siis oleme ka nagu istunud siin SV Energiaga soojamajanduse arengukava üle vaadanud ja tegelikult on ka siin nüüd SV Energia andnud tagasisidet, et on valmis ka Setomaa erinevates kohtades niinimetatud nagu kohalikele kütustele üle minema ja tsentraalkatlamaja looma peaaegu nagu kõikides meie nagu kortermaadega nagu piirkondades, mis soojamajanduskavas ka nagu siis välja on toodud. Mina nagu näen siin nüüd see, et me peame mõnes siis nagu komisjonis natuke nagu arutama, et kas me anname selle nagu võimaluse SV Energiale ja loomulikult siis ta on lubanud kõik ise ka korteriühistutega rääkida, valla objektidega, oma plaane tutvustada kõikides külades nagu eraldi ja kõike edasi nagu arendama. Nii et ma ütleks nii, et nagu see, et lootus, kui vahepeal nagu tundus, et väga suured investeeringud on mingi katlamaade nagu tegemiseks ja soojatrasside nagu vedamiseks, siis nüüd on ta äkki kuidagi reaalseks nagu muutunud, et kes ise enam kütta ei taha ja tahavad tulevikus saada nagu tsentraalkütet, siis ma arvan küll, et see on nüüd hästi suur võimalus. Nii et see on ka nagu lähiajal vaatame üle, et paneks lükkaks sellega käima, et piirkondades need koosolekud ära pidane. Ja Emajõe veevärgiga me oleme siis samamoodi on tulnud see otsus, et aktsionäride otsus, et Emajõe veevärk võtab meid vastu, me
ootame hetkel seda niinimetatud nagu hinnasilti ka sinna ja jällegi tulevad teemad volikokku. Ja siis ka veel kriisiplaani tutvustused ja võib-olla ühe suurena on siis 5.–6. oktoobril on evakuatsiooniõppus Viljandimaale. Mitte Viljandimaale, vaid tegelikult siis nagu see, et siit meie vallast evakueeritakse kuni 40 inimest ja nad reaalselt nagu veedavad öö siis selle evakuatsiooni paigas ja testitakse seda siis mida õppuse korral ikka, et kas kõik asjad nagu töötavad. Aga üks kõige suurem, nagu te olete võib-olla sotsiaalmeedias ka näinud, et me oleme välja kuulutanud, kõige suurem mure on, et meil oleks vaja need inimesed kokku saada, siis nende inimesed. Et tulge, Tarvastusse on minek, et tulge siis veetke üks lõbus laupäev ja pool pühapäev. Et kõik natuke muigavad, aga see ongi kogu selle evakuatsiooniõppuse võib-olla kõige suurem mure Päästeametil ka, et neid inimesi saada sinna, et aga tõsine teema, kõik tehakse reaalselt läbi. Ja minu poolt ongi kõik, et me tegelikult ikkagi päris pikalt läks ja siis viimane slaid on, et ikkagi ma ootame kõiki hariduspeole ka 1. septembril. Ma arvan, et te näete seal ka siis, et milline see nagu meie järel tuleb põlvkond nagu siis on ja kes seal kõik on. Vot, aitäh. Aitäh, Raavile. On teil küsimusi? Palun, Arno. Lugupeetud vallavanem, esimene küsimus puudutab mul kriisiplaani. Kas kriisiplaani tutvustused on ka plaanilt mujal peale Mikitamäe ja lugedes seda Mikitamäe kriisiplaani tutvustamist, miks ei ole kasutatud tehnilisi vahendeid, et kõik peaks siis kohal, tänapäeval ju on palju võimalusi? Jaa, plaanitakse mujal ka teha, aga kuna on plaanitud koha peal ka teha nagu kohapealseid tegevusi, mida ei saa kaudselt interneti kaudu teha. Ja siis meil oli algusest peale plaan, et me teeme selle kohapealse. Ja ma soovitan seal Tallinna inimesel või seal Tallinnast siis ikkagi kohale sõita Setomaale ja vaadata nagu reaalselt kriisiplaane ja tutvuda koha peal nendega. Teine küsimus puudutab Meremäe teeninduspunkti. Vaadates valla kodulehte, seal on ilusti kirjutatud, teeninduspunkt töötab igal tööpäeval, täna poole päeva ilmus siis mingi klikikene, kusagile muud ei ole kodulehel muudatusi tehtud, et 2 päeval hakkab siis teeninduspunktis keegi töötama. Kas see siis ongi tuleviku väljavaade, kuigi teie suured lubadused aastaid tagasi olid, et midagi ei muudeta, kas siis on see tuleviku nägemus Meremäe teeninduspunktist, et ajutiselt, mis jääb siis lõpmatuseni või ajutiselt lõpetab üldse tegevuse? Paluks siis täpselt, paluks mitte udujuttu ajada. Küsimus on ka udu, et lõpetab tegevuse, kindlasti ta ei lõpeta tegevust, sinna on antud ka võtmeid ja nii pensionärid saavad koos käia, aga tõesti, kuna töötaja lahkus, siis seda töötajat igapäevaselt seal enam ei ole. Praegu me püüame teha selline paar kuud, püüame testperioodi teha, kus meil praegu kantselei siis liigub. Nii liigub Mikitamäe kui Värska kantselei inimesed liiguvad Meremäele, see tähendab, et ühes kohas, et ei olegi kõik päevad, kõik kantseleid lahti ja vaatame, kas me jõuame seda nagu vajaminevat mahtu nagu ära teenindada või ei jõua või on mingi puudujäägid ja siis tuleb selline selgem otsustamine, kuidas me jätkame. Nii et praeguse seisuga on tõesti, et 2 korda nädalas hakkab siis kantseleist inimene seal koha peal olema. Meil on veel plaanis sinna juurde veel, et ka ehitusspetsialist ikkagi hakkab käima teatud päevadel. Nüüd on küsimus, et kas oleks mõistlik need samadel päevadel teha või erinevatel päevadel. Sotsiaaltöötajad kindlasti on seal ka Meremäe majas olemas. Nii et kindlasti töökorraldus muutub, aga maja ja vastuvõtud ei kao kuhugi.
aitäh. On kellegi veel küsimusi? Palun, Üllar. Täna tuli just info selline, Meremäe õpetajate maja. Seal on korterid, üks on isegi üürilepinguga vallaga kodanikul lukustatud uksed. Viimaste õppuste käigul on uksed sõna otseses mõttes, isegi turvauks maha murtud. Lukustatud uksed on puruks murtud, kes selle eest vastutab ja kes need asjad korda teeb? No ma jällegi niisugune umbmäärane küsimus, et kuskilgi on midagi maha murtud. Ei no see konkreetselt õpetajate majas on uksed lukustatud uksed lahti murtud. Väga tore, näiteks minule esmakordne kuulmine, et võib-olla, et sina tead, et kuskilgi õpetajate majas on uksed maha murtud, siis võib-olla tuleb teadet anda, võib-olla meil ka haldusspetsialist sellest midagi teab, aga kahjuks ma ei oska midagi öelda. Teine küsimus koolide valmisoleku kohta. Meremäe koolis kokk söökla oli suvi otsa hädas, ei suudetud sooja vett toimima saada. Täna sai lõpuks tööle. Kuidas on üldiselt maja valmisolek esmaspäeval algavaks õppeaastaks? Kas seal on kõik vajalikud olemas, kraanid peavad, pirnid on vahetatud? Tehnilise seisukord on kooli alguseks üle käidud? No jällegi küsimus on see, et kas pirnid on vahetatud, ma ei või seda nagu pead anda, aga ütleme nii, et koolid on valmis, et õppetööd alustama. Viimaseid veel on tegelikult ka 3 või 4 päeva on minna, kindlasti käiakse veel kõiki asju ka üle. See, et igas koolimaas mingi muresi on, see on täiesti selge. On Meremäe koolis, mis on pika aega kuskilgi varjatult või niinimelt on mingi mõrad ja mingi muud asjad, mis seal on ka ettekirjutused. On nii Mikitamäel, on nii Värskas, nendega tegeldakse. Ja praeguse seisuga on see, et need 2 nagu töömeest, kes on siis koolides eelnevalt nagu palgal olnud, need on ka praegu palgal ja otsitakse ka sinna veel siis haldusjuhti. Nii et igal juhul need inimesed, need 2 töömeest, kes siis või majandusmeest, need käivad ka kõikides koolides ja vastutavad nüüd nagu kõikide õppekohtade korrashoiu eest. Nii et tõesti väga raske on nagu niinimetatud nagu öelda, et kas kõik pirnid on vahetatud, aga ja loomulikult on keerukas ka uuel juhil selles mõttes kõigega kohe kurssi saada. Kõikides majades on käidud, kõik majad, mured on nagu üles kirjutatud ja läbi arutatud, nii et ma nagu ei seaks kahtluse alla seda, et meil koolid ei ole valmis nagu õppetööd alustama. Ja igal juhul tuleb neid asju siis ka nagu parandada, mis on halvasti. Aitäh, on teilegi veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Tänu ettekandest, Raul. Infot oli palju. Läheme edasi päevakorrapunkti number 2 juurde. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ MATA-programmi toetusvahendite kasutamise tegevuskava 2024 või 2027 kinnitamine. Ettekandeks palun sõna Margeri Roosimaa. Nii, tere austatud Setomaa vallavolikogu esimees, vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja meie jälgijad sotsiaalmeedias. Et esitan teile siis otsuse kiita heaks Võru maakonna arengustrateegia 2035 maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse vahendite kasutamise tegevuskava aastateks 2024–2027. Ja see vajadus tuleneb siis sellest, et riigihalduse minister on muutnud maakondade arengustrateegia, lühidalt siis MATA, toetusmeetme tingimusi ja võrreldes senisega on siis kõige olulisemaks peetud omavahelist dialoogi ministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsioonide vahel. Meie jaoks on siis see Võrumaa arenduskeskus
ja kokku on siis lepitud, et järgnevate aastate, järgneva 4 aasta fookuseks on siis majandusvaldkond ja lisas 1, mis praegu on siis kuvatud ekraanile, on siis Võrumaa Arenduskeskuse poolt esitatud taotlused 4 projekti osas, mille osas on siis saadud ka rahastus ja see nagu mõte on see, ehk siis Võrumaa Arenduskeskus on esitanud taotlused, saanud rahastuse ja riik siis näeb, et need projektide omafinantseeringud ja kogu maksumused peaksid olema maakonna arengustrateegias ära toodud ja täna siis ei ole mindud seda teed, et kogu arengustrateegiat avada, eelarvet avada, vaid siis on tehtud selline lisa. Ja need 4 projekti on siis siin nimeliselt ka ära toodud ja Setomaad puudutab siis Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse väljaarendamine. Et ühesõnaga antud otsuse vajadus tuleneb siis sellistest riigi poolt seatud nõuetest, kuidas siis arenduskeskus ja kuidas siis need toetusmeetmed peaksid olema kirjas. Aitäh! Aitäh, Margeri! Kui ma saaksin kaasettekandeks mikrofoni siia Imre juurde, annaks talle sõna kaasettekandjana. Kuuleksid kõik, mida Imre räägib. Aitäh! Eelarvekomisjon täna enne vahetult enne volikogu istungit pidas oma koosoleku. Arutasime ka seda antud päevakorrapunkti ja komisjon ühehäälselt toetas selle otsuse vastuvõtmist. Aitäh! Imre, on kellelgi ettekandjale, kaasettekandjale küsimusi? Ei ole. On repliike, sõnavõtusoove? Tundub, et ka ei ole. Siis aitäh Margeri ettekandja eest. Tere päevast kõikidele vallavolikogu liikmetele, vallavolikogu esimehele, valitsusele, külalistele ja kõigile kuulajatele. Teie ees on eelnõu, millega siis seatakse kõrvaltingimusi ja antakse arvamus Setomaa valla Kremessoova külas karjäärimaaüksusele keskkonnaloa andmise kohta. Karjäärimaaüksus kuulub Setomaa valla munitsipaalomandisse ja Setomaa vallavalitsus on andnud nõusoleku rendilepingu sõlmimiseks maavara kaevandamise eesmärgil sellel kinnistul. See mäeeraldis on Värska alevikust umbes 2,5 kilomeetri kaugusel ja seal on tegemist siis endise mahajäetud korrastamata karjäärialaga. Keskkonnaluba küll taotletakse 15 aastaks, kuid Setomaa vallavalitsus on andnud maaüksuse rendile Marina Minerals OÜ-le 10 aastaks. Seal on siis tarbevarudeks täiteliiv 120 000 kuupmeetrit, millest kaevandatav osa oleks 88 000 kuupmeetrit ja kavandatav tootmismaht on umbes 6000 kuupmeetrit aastas. Maavara plaanitakse kasutada üld- ja teedeehituses. Keskkonnaloa kohta arvamuse andmiseks on vallavolikogule antud tähtajaks 19. september 2024, et see on siis 2 kuu jooksul selles arvamuse andmise
küsimisest arvates on see 2 kuu jooksul vaja see arvamus meil esitada. Ja see on siis menetlustoiming, mis peab olema põhjendatud ning mis on tulenevalt kohtupraktikast ka iseseisvalt vaidlustatav. Ja kui me arvamust ei esita, siis Keskkonnaamet saab loa taotlust lahendada ilma meie arvamuseta. Aga Setomaa vallavalitsuse ettepanekul on siis nõustuda Võru maakonnas Setomaa vallas Kremesova külas karjääri kinnistul keskkonnaloa andmiseks liiva kaevandamiseks järgnevatel tingimustel. Esiteks, et kaevandaja on kohustatud Sepa Popovitsa tee renoveerima raskeveokite koormusele vastavaks. Tee peab olema kasutatav kõikidele sõidukitele igal ajal. Teiseks, karjääri lubatud tööaeg on esmaspäevast reedeni tööaegadel kella 7 kella 19 ja kaevandamise luba anda 10 aastaks. 3. tingimus siis. See on siis lühidalt kõik, aitäh! Aitäh, Erika! Paluks nüüd Üllarile mikrofon ja siis kaasettekandeks palun sõna Üllar Tamm. Jah, arutasime ka seda otsuse eelnõud komisjoni liikmetega, võrdlesime ka varasemate arvamustega, mida meilt on küsitud, see ei ole esimene ja ei jää ka viimaseks Setomaa vallas arvamuseks. Paraku on niimoodi, praktika näitab, et see meie poolt antud arvamus pole siiamaani Keskkonnaameti ametnikel eriti määravaks osutunud. Võrdluseks Marinova karjäärides on samamoodi seatud nii-öelda tööajapiiranguks ettepanek 7-7. Tegelik elu on see, et tippajal karjääri hommikune vahetus alustab kella 6 ajal, õhtune lõpetab 11:30. Teise näitena on näiteks viimane Aigrenile välja antud keskkonnaluba kuni aastani 2046, ehk veel 22 aastat pole meil seal midagi kaasa rääkida, et erilisi vallakodanikel erilisi lootusi ei maksa nagu hellitada, et need välja pakutud kellaajad piirangud pidama jäävad, aga kuna ikkagi see liivamaardla on tarvis kasutusele võtta, siis tuleb see otsus, kõik on seda meelt, et see heaks kiita, lähme edasi, et saab arendaja hakata maavara kasutusele võtma. Aitäh! Aitäh, Üllar! On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On repliike, sõnavõtusoove? Ka ei ole. Aitäh, Erika, ettekande eest! Panen hääletusele päevakorrapunkti number 3. Kremesova liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta. Tere päevast, lugupeetud vallavolikogu, vallavalitsuse liikmed ja külalised sotsiaalmeedias. On ettepanek võtta vastu siis määrus, mis muudab praegu kehtivat õpetajate ja huviringide juhendajate töötasustamise alused korda ja Riigikogu võttis siis vastu õpetajate palga alammäära seaduse 29. mail ja see kinnitati 15. juunil ja sellega seoses siis
muuta Setomaa vallavolikogu 2019. aasta määrust järgnevalt. Õpetajad, huvikooliõpetaja ja lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1820 eurot kuus. Siis paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. Lasteaiaõpetaja, kellel pole magistrikraadi või sellega võrdsustatud taset, on töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1638 eurot kuus. Ja kolmandaks, paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. Setomaa muusikakooli kesk- ja keskeriharidusega õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1547 eurot kuus. Ja seda palgavahet 17 eurot kuus siis makstakse tagasi ulatuvalt 1. jaanuarist 2024 ja nende töötajate, õpetajate puhul, kes on tänaseks töölt lahkunud Setomaal, siis ka neile makstakse see tagantjärele, see 17 eurot siis kuus ja on lubatud, et palgavahe kompenseeritakse hiljemalt oktoobrikuu palgaga. Ja. Aitäh. Nii, palun mikrofoni Imrele. Ettekandeks sõna Imre Liiva. Aitäh. Komisjon toetab antud määruse muutmist. Aitäh. Imre, on kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On repliigid sõnavõtusoove? Ka ei ole. Aitäh, Jana. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 4, Setomaa vallavolikogu 19. detsember 2019, määruse number 18. Töötasustamise alused muutmine. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, 13 poolt, seega vastu ja erapooletuid ei ole, seega on määrus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Setomaa vallavolikogu 29. september 2022 otsuse number 26 Setomaa vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine, muutmine. Ettekandeks palun sõna komisjoni esimees Einar Raudtepp. Tervist, volikogu liikmed, külalised ja veebivaatajad. Teen ettepaneku muuta kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeid seoses muidugi meil Kuningriigis valitava Sootskaga, kes meil on tavaks saanud, et on selle komisjoni liige ja täname siis Evelin Leimat eelneva aasta eest ja nüüd siis on meil uus Sootska Urmo Uiboleht, kelle siis pakuks liikmeks. Temaga on kooskõlastatud ja ta on nõus osalema komisjoni töös. See on nüüd punkt 1 ja punkt 8 on siis ettepanek tunnistada kehtetuks Setomaa vallavolikogu 31.08.23 otsus, Setomaa vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine ja Setomaa vallavolikogu 29. september 22 otsuse
Setomaa vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine punkt 1.7. Et siin on siis põhjus, liige ei ole viimasel 3 komisjoni koosolekul osalenud ja on ettepanek ta välja arvata. Tegemist on siis komisjoni liikme Aleksander Sven Essega. Et need 2 ettepanekut on minu poolt. Aitäh! Siin punktis kaasettekandjat ei ole. On kellegi küsimusi ettekandjale? Palun, Arno. Täpsustab küsimus selle punkt 2 kohta. Kas siis eelmist seda komisjoni liiget on informeeritud, on ta teadlik? Jaa, temal on saadetud kiri ja ka ühesõnaga enne eelnõud on temale saadetud kiri, minule tagasisidet ei ole ja ma kuulsin ka, et valda vist ei ole kirjutatud. Midagi tagasisidet ei ole kahjuks, jah. On kellegi veel küsimusi? Ei ole. On repliiki sõnavõtte soove? Ei ole. Siis panen hääletusele päevakorra punkti number 5. Aitäh meile! Setomaa vallavolikogu 29. september 2022 otsuse number 26 Setomaa vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine, muutmine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käed märku anda. Aitäh! 13 poolt, seega vastu ja erapooletuid ei ole, seega on otsus vastu võetud. Nii, päevakorra punkt number 6. Setomaa vallavolikogu 30. november 2021 otsuse number 29 Setomaa vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine, muutmine. Ettekandeks palun sõna komisjonides Imre Liivaga. Tere minu poolt ka kõigile. Kahjuks siis Vello Saare lahkumisega on meil komisjonis 1 liige puudu ja siis ettepanek uueks liikmeks määrata on Even Toomas, ta on oma nõusoleku andnud. Aitäh! On kellelgi küsimusi ettekandjale? Ei ole. On repliik ja sõnavõtu soove? Tundub, et ka ei ole. Aitäh, Imre! Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aha, 13 poolt, seega on erapooletult ja vastu ei ole, seega on otsus vastu võetud. Nii, päevakorra punkt number 7, avaldused ja kirjad. On kellelgi volikogu liikmetest avaldusi, kirju? Tundub, et ei ole, siis minule on laekunud postkasti üks kiri. Pöördumine vallavolikogu esimehe poole. Üks moment, kohe saame selle lahti. Nii. Minu poole on pöördunud MTÜ Obinitsa külade seltsilt Setomaa vallavolikogu esimehele. Ma loen selle kirja ette. Üleseto koosoleku augusti algul toimunud memo kaudu on meil informatsioon, et arutatakse plaani panna müüki või anda rendile Luikjärve talu. See on Obinitsa muuseumi tarega seotud talu, mis on omandatud meie piirkonnas olulise kultuurimälestise staatuse. Luikjärve perenaise Akuliina ehk Kulloga tegi filmi Kullane kodu etnoloog Mare Piho. 2002–2003 aastal oli talu kaasatud Peeter Lauritsa rahvusvaheliselt tuntud projekti Mullatoidu restoran. Talus filmiti osa filmist Tarka, Johannes Pääsukese tõeline elu treiler.
Taluosa hooneid päästis Obinitsa muuseumitarres töötanud ettevõtlik Sigre Anderson, kes kaasas katuseid paikama Ain Raali ja Raudo Ahto. Kahjuks pole Obinitsa muuseumitare töötajad suure töökoormuse ja Värska talumuuseumi huvi puudumise tõttu suutnud teha rohkem kui praegu. Ülle Kauksi ja Evar Riitsar käisid tihedalt läbi külalislahke vanaperenaise Kulloga, kes rõhutas korduvalt, et tahab, et kõik saaksid tallu tulla ka edaspidi, et see jääks avalikuks kasutuseks. Ta veenis oma poega müüma selle tollaaegsele vallale, kuigi eraisikutest ostjaid oli ja nad pakkusid kõrgemat hinda. Seega oleks müük omanike suulise testamendi vastane ja Setomaa on koht, kus loevad ka suulised lepped ja soovid. Talu rendile andmisel soovime väga kindlat lepingut, mis hõlmab eeskirju kultuuripärandi hoidmise, ümberehitustega, arhitektuuri, rikkumise keelamise ja muude tingimuste kohta. Samuti peaks ta olema edasi avalikuks kasutuseks. Kirmasepäevad, ekskursioonid peaks saama toimuda. Samuti soovib Obinitsa külade selts olla komisjonis, mis valib rentniku ja omada täielikku infot asjade seisust ning lepingu tekstist. MTÜ Obinitsa külade selts 21. augustil 2024 Obinitsas. Ja alla kirjutanud oli Karel Kõumägi, Carol Kõumägi, Evar Riitsar, Evelin Turvas. Kirjas oli veel, et palutakse, et ma edastaks selle informatsiooni valla arengu- ja planeerimiskomisjonile, kuna tegemist teemaga on see, mis on ka eelarvega seotud, siis ikkagi nii-öelda ettekandev komisjon ja vastutav komisjon on eelarvekomisjon, et edastasin selle kirja mõlemale komisjonile teadmiseks või et informatsiooniks. Rohkem minule kirju saabunud ei ole. On kellegi vallavolikogu liikmetest kirju, avaldusi, suuliseid, kirjalikke? Palun, Arno. Mul ei ole avaldusega kiri, aga ma tahaks arvamust avaldada lugupeetud vallavalitsus seoses selle Meremäe teenuspunktiga. Paluks just kodulehek hästi korralik teha, et kui ükskõik, kes vaatab, avab selle kodule, kus on siis täpne info, kuidas hakkab see asi toimima. Praegu on ju töötab iga päev kella 8:16:50-ga 30-ni ja lõuna on 12:30-ga. Paluks siis koduleht korralikult ära remontida, et ei oleks vallakodanikel sükst teadmatust. Ja kõikides siis muudatuseks võiks ju olla avalikult seal kodulehel, millal siis see ametnik seal käib, kas ametnik on puhkusel, kuidagi sealt muud meediaga ei ole nagu huvitav seda vaadata, peaks ikka valla kodulehel, mis on visiitkaart, olema näha kõik see info. Aitäh. Aitäh, Arno. Palun, Martin soovib vastata või ka sõna võtta? Jaa, aitäh Arno soovituste eest, et aga ma peaks ära mainima, et kodulehel on juba ära muudetud. Ja, et täna läks see info välja. Aitäh kiituste eest. Aitäh Martinile. Nii, edasi avalduste all, minu avalduse kirju ei ole, aga informatsiooniks. Kindlasti ootame kõiki volikogu liikmeid, nagu vallavanemgi ütles, 1. september Treskisse ühisele 1. septembri aktusele või päevale. Ma arvan, et see saab päris ilus vaatepilt olema, kui kogu meie haridus osa on seal üheskoos ja me saame aimust, et kui palju neid on või kui vähe neid on või kui tähtsad nad meile on. Siis kindlasti tahaks rõhutada seda, et siin 1. septembrini on aega registreerida külade mängudele. Et eriti ootaks Obinitsa, Meremäe, Luhamaa, et mis siin salata. Kogu aeg on siin Värska pool võitnud, et teeme ära ja tulge teie ka, saaks ükskord sinna poole ka külade mängudele minna. Et pange kokku. See ei ole mingi spordivõistlus, see on lustlik 5-liikmeline võistkond. Kui on isegi rohkem tähteid, pange 2 võistkonda välja, et ma usun, et Rõsna saab sellega hakkama. On nii, Imre?
tublid. Nii, siis edasi, täna peale volikogu istungit kell 5 Mikitamäel see kriisi infopäev, et kindlasti soovitan minna, ennem kui te sinna Mikitamäele sisse astute, siis väga ilus ettevõtmine Setomaal tehakse ja neid juba on rohkem kui üks, et jõudu ja jaksu ka edasi tegemiseks. Ja selle kriisi infoga tõesti soovitan minna, sest et ise olin maapäeval lõpetamisel seal ja seal Päästeamet rääkis kõigist asjadest, mida võid teha ja mida võid kaasa võtta evakueerimisel ja nii edasi, nii et minu arvates on väga väärt info, et kõik, kes netidega kuulavad, tund aja veel aega. Need, kes neid netidel praegu kuulavad, et teil on tund aega kohale tulla. Klubi, kutsun kohale. Nii, ja siis veel, et saan aru, et suvi on olnud palav, suvi on olnud väsitav ja volikogu liikmetel on vist ära läinud meelest vallavalitsuse töötajate kontaktid. Et Martin, ole hea, saada meil valla volikogu liikmetele kõik kontaktid, et infod, kui te näeme meie kui volikogu liikmed, te näeme, et midagi kuskil on katki, kuskil midagi on puru, siis see info võiks jõuda kohe vastutava ametnikule. Et ametnikud ei vaata sotsiaalmeediat, ametnikele jõuab see info, kui meil siin volikogus kanname ette 4 nädala pärast, selle ajaga võib-olla see asi on juba ohtlikuks. Et palun, panen südamele kõigile, andke info edasi töötajatele, kes sellest palka saavad, kes sellest vastutavad, siis see on kõigile meile ohutum ja kõigile palju nii-öelda operatiivsem. Päevakorrapunkt number 7 poolt, minu poolt kõik, kui kellegi on veel midagi öelda, palun Piret. Seoses selle teabe edastamisega mina tahan kiita meie teede spetsialisti. Andsin info edasi, et teed 2 kohta on ära uhutud ja Viljo helistas ja kohe südamest tänas selle info eest. Mis minu jaoks on nagu loomulik, et info ongi vaja edastada, aga ka vallavalitsuse spetsialisti poolt sükene tore tagasiside ja tänu. Aitäh, Piret, on kellegi veel midagi? Tundub, et ei ole, siis päevakorrapunkt number 8, järgmine istung. Järgmine istung toimub 25. septembril, kolmapäeval, kell 3 Mikitamäel. Sest et 26-27 kahjuks jah on arenduskeskuse poolt see päev ära broneeritud. Ja sellest tulenevalt on eesseisus ka kolmapäeval, 18. septembril. Eesseisus 18. september, kolmapäev ja volikogu 25. september, kolmapäev. Olen kirjutanud ka siia Imre Liivaga sünnime. Jah. Nii. Sellega on meie sügishooaja esimene volikogu istung lõppenud. Ei, mikrofonid välja.